KK. Käib. Võib siis rääkida talu leidmise lugu ja siin olemise lugu. Tere, minu nimi on Rene Treial. Olen praegu 60-aastane, olen sündinud 59. aastal Loksal. Ja minu ema on pärit siit üle maakonna piiri, siis Harjumaa poole pealt, Kõnnu vallast, Kolgakülast. Ja sündisin nendel asjaoludel siis Loksal. Ja selle kandiga oli kokkupuutumist alles siis, kui ma hakkasin saama 20-aastaseks. Et naaber kihelkonnas ja Virumaa poole peal eriti ei käidud ja Palmse mõisast teati ja siis umbes niimoodi. Aga ma sain oma lapsepõlve seal Kolgakülas Kadapiku talus üles kasvada kuni kooli ajani ja pärast kooli ajal siis suved ja vahel talvel ka. Ja siis sealt jäi selline pisik jäi muidugi sisse, et inimese õige elukoht on talu. Ja seal oli ka põline talukoht, et kõige talueluga veel tol ajal loomadega ja vanaema ja vanaisaga ja muu särasega. Ja siis, kui hakkasin endale pesa ja elupaika kavandama, et kuidas elujärge sättida, siis oli selge, et vaatamata sellele, et käisin ülikoolis Tartus, et mul oli selge, et ma linna ei taha minna, et sättida ennast maale kuhugi, kuhu minna. Ja siis siit kandist mööda sõites, mööda seda Palmse Porgaste teed siin, et paistis üle põllu, paistis üks suur puude mütsakas siin, suvisel ajal siia sisse ei näinud, mis siin on, ka tee pealt mitte ja siis aga ilma lehtedeta ajal siis passis, et siin on mingisugused taluvaremed. Ja autot mul ei olnud ja muid liiklusvahendeid, siis ükskord, kui ma sain auto, siis ma sõitsin siia õue peale augustikuus, seisin siin keset traktoritee mingi läks taha sinna heinamaale, et sõitsin siia puude mütsakusse sisse. Ja augustikuus olid kõik rohud olid kasvanud siin vähemalt 3 meetri kõrguseks. Pujud, nõgesed, noored puud, et kõikvõimalikud taimed. Nii et ma napilt keset õue seistes nägin, et on aidakatus olemas, et seal on aida moodi asi ja maja katus ka paistis. Et siit seda kõike ümbritses siin suurte lehtpuude ring, nii et ta oli valgus ja päike ei paistnud ei sisse ega välja siit. Ja maja oli siis vajunud keskelt sadulasse, et see vahelagi oli keskelt sisse varisenud ja mõtestatud inimtegevust ei olnud siin 68. aastast olnud. Aasta oli siis 86, kui ma nägin seda esimest korda. Või pääsesin siia õue peale, enne ma olin seal mõne aasta jooksul mööda sõites, olin näinud, et ja siis oli ta selline emotsionaalne asi, et sel samal hetkel, kui ma siia õue peale jõudsin, siis oli mul asi selge nagu mõnel mehel naise võtuga, et vot see on see õige, vot seda ma tahaksin, et väga selge tunne tuli peale. Ja saada oli seda keeruline oli niinimetatud nõukogude aeg ja nõukogude inimene, see oli kingitud viimase omaniku pärija poolt, oli kingitud Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemia Instituudile need varemed, et need teeksid siia oma puhkebaasi. Aga neil see mõte oli kuidagi takerdunud, et nad siin praktiliselt mitte midagi ei olnud teinud ja see seisis nende bilansis juba aastaid, mida andis imestada kõvasti, et siis oli siin aasta oli, eks ole, 76, siin oli ju Lahemaa rahvuspark juba 6 aastat tegutsenud ja üldiselt käis päris pingeline kruntide otsimine ja oli tõusuteel kogu see kant kinnisvara mõttes. Aga et siis see on Teaduste Akadeemia käes ja nõukogude inimene nõukogude asutuselt ei saanud hooneid osta. Sellist seaduslikku mehhanismi polnud, aga kuna mina olin tulnud peale ülikooli siia kanti ametisse Ilumäe kolhoosi, et siis ma olin kolhoosi pereliige ehk siis kolhoosnik.
ja siis sai aasta võttis aega see paberite ajamine, siis sai tehtud selline trikk, et kolhoos, olin eelnevalt kokku leppinud kolhoosi esimehega, et kolhoos ostis Teaduste Akadeemialt selle ära, nemad meelsasti vabanesid sellest. Ja siis, et asi väga õiglane tunduks, siis et kas Teaduste Akadeemia müüs 700 rublaga selle kolhoosile ja siis kolhoosi üldkoosolek otsustas 900 rublaga mulle edasi müüa, et siis kõik olid win oli seal. Ja imekombel sedapsi sain ta endale. Ja siis ei olnud ju algul, ütleme, autot ei olnud, raha ei olnud, perekonda ei olnud, aga siis see, et siin on vaja hakata tegutsema, siis tegutsesin nii palju, kui sain ja nii palju, kui jaksasin, hakkasin puid maha võtma. Siit nähtavalt õuealalt on, ütleme, vähemalt 150 puud maha võetud erinevas jämeduses. Ta oli ikka nii, et siit maja seinte seest kasvasid või seina äärest kasvasid sellised reiejämedused, saared välja ja siin oli hajusalt siin kogu krundi peal oli kõikvõimalikku võsa kasvama hakanud. Sauna seest kasvasid jämedad puud välja, seal oli katus oli maas ja nii edasi. Nii et algul sai toore jõuga siin tegutseda, et rahulikult. Ja siis ta õige hoo siis sai talu taastamine siis, kui olid tekkinud auto, raha ja perekond. Ehk siis tegelikult 5 esimest aastat käisin niisama siin muru niitmas ja puid langetamas. Siis kui sain aga 92. aastast, et siis hakkasime siin elujärge sättima, et algul elasime siin äiaga kahekesti tegutsesime, et siis elasime heinaküünis ja tegime õue peale siis vanast pliidirauast ja tellistest tegime pliidi ja endise kaevu koha peal oli selline mudaauk seal, selline sisse varisend, et aga allikavesi, see on Allikatalu. Et oli vesi olemas, elektrit ei olnud, aga seda nagu väga suurt puudust ka ei tundnud. Ja siis sai seda, kui juba lapsed ilmusid ja siis oli siht oli väga selge, et siis sai siin, nii palju kui raha oli, siis sai tegutsetud. Et siin on siis selline tõsisem tegevus nüüd kestnud siis, hakkab 30 aastat saama. Et siis ütleme siis armastus esimesest silmapilgust, õige koha äratundmine ja siis edasi on juba lihtne. Et kui tahtmist on, siis saab teha. Et täpselt see kant, kuhu ma tahtsin, täpselt ajalooline, et nii vana kui võimalik ja nii arhailine kui võimalik. Ja alguses saigi seda plaanitud arhailisemalt siin pidada, aga kui sul on 4 last ja naine, siis varsti tekivad vajadus siis sisemise veevärgi ja muude mugavuste järgi, et mis siis ajapikku kõik on tekitatud. Et umbes selline oli selle talu omandamise lugu. Siis oli siin veel ka vahepeal riigikorra muutus ja omandireform ja maade tagastamine, siis ilmus siia ka õigusjärglane sellele talule välja. Teeme korras stopi, kuni see elo tuleb sisse. Sellega võib täitsa, see on lahti, see on raadio. Mulle vaatan. Oi, kurra. Kes see on seal? Ma arvasin, et see on taskus. No, okei. Järgmine kord teha. Loodetavasti ei tulnud lahti midagi. Oota kontrolli korra. Ei, heli on korras. No ma nõksa jälle nihutaksin. Perepojad, taustaks talud. Kas teil ei ole ka niimoodi, et sees ei ole üldse levi? Telefon on kuskil... Vastupidi, kuna meil on valguskaabel siin, siis on levi kõvasti. Väljas on keerulisem, kuna ruuter on seal paegivihoones sees. Mulle tuli täna Teliast vastus, et kuna need massid on nii kaugel, siis meil ei ole üldse lootust, et see saaks midagi parem. 5G peale ei rõhutud, et varsti tuleb 5G, et siis laheneb. Ma nüüd
mõtlesin, et ma sa netti mõtled või telefoni? mõlemad, heli tuleb. Nojah. sest noh, telefon ei ole ka palmse inimestel. See on niisugune üldine probleem. Ja. Nii. Aga see leidmise lugu on siis räägitud, väga et ilusti räägitud. Et läheb jah. Et me jäi pooleli selle ühesõnaga maareformi ja erastamise juures. ahah, ja. Et seda võib uuesti alustada. Et siin kippus väga pingeliseks see asi, et õigusjärglane oli selline vanem naisterahvas, nüüdseks ta on kahjuks meie hulgast lahkunud, aga väga konfliktseks kohe kujunes see olukord ja siis tol ajal oli siis nagu õiguse järgi siis hoonete omanikul oli õigus saada 2 hektarit, et ja siis aga seda, et kus täpselt ja siis oli selline plaan, et õigusjärglane hakkaks sinnasamasse aia taga oli üks selle endise majandushoone vundament, et siis tema hakkaks oma pesa sinna rajama ja et kas ma üldse ei tahaks ära minna ja midagi sellist. Et ühesõnaga selline pingeline periood oli, aga siis seadusemuudatus tuli, et siis hoonete omanik saab kompaktselt hoonete ümber 20 hektarit, et siis tekkis vajalikuks leebensraumiks, eluruumiks siin seaduslik võimalus ja siis nagu see langes ära, aga vahepeal oli päris lootusetu oli, et seal on õigusjärglane, kellest ma midagi ei teadnud ja mul ei olnud mingit suhet, see on väga tore, kui on naaber, et saaks koos midagi teha ja nii, aga seal oli kiskus millegipärast väga pingeliseks, et isegi seal nagu kohtus sai käidud ja mitte küll minu initsiatiivil, aga et siin on valesti maid nagu välja mõõdetud vale konfiguratsiooniga ja umbes selline, kui meelde tuletada, aga see kõik oli ammu, et ühesõnaga muidu on olnud rahulik edenemine seaduse raamides, ütleme nii. Kuidas see renoveerimine siis algas ja oli, et mis niisugused huvitavamad momendid olid, et mis välja tuli ja millega tekkis nagu küsimusi, et kuidas lahendada ja niimoodi? No üldiselt üllad printsiibid on mulle omased, et vana säilitada ja aga on olnud selle poolest meeldiv, et pole olnud vaja kiiresti teha, et sellist feng shui'd siin harrastada, et on siin mõtlikult tammutud siin krundi peal ja on saanud mõelda ja ümber mõelda, et siin oli, kuna see katus oli keskelt ja vahelagi sisse vajunud, et siis mul oli selline arusaamine, et nojah, et see on paekivi maja, et siia tuleks paneel vahelagi panna ja uued sarikad ja siis, et võib-olla seda vana kivi õnnestuks siis mingil määral kasutada. Ja õnneks ei olnud, paneelid olid juba ostetud ja seisid hunnikus, aga oli siis targemate inimestega sai vesteldud, kes mind urjutasid. Ja teiseks ma tundsin, et see asi läheb valesti niimoodi, et aga mis ma teha saan, ja siis, aga tegelikult siis ühel talvepäeval siin Pööningul ringid turnides, siis ma sain aru, et aga mis siin siis nii väga vahetada on, et kui siin üks müürlatti ja üks 5 meetrit ära vahetada, mis oli mädanenud ja või no ütleme 10 meetrit ja siis 6 sarika otsad, mis olid mädanud, kui sinna panna plommid otsa ja kuidagi üles kergitada, see õigeks ajada ja et siis tegelikult ja kui neid kive hakkad lähemalt vaatama, et no siis ta oli samblas ka kõvasti. Et siis oli ju tekkis lihtne ja hea mõte, et tegelikult ei pea siia mingit paneelvahelage panema ja siin ei pea uusi sarikaid panema, et siin saab kohendada. Mida siis ka oskuslike töömeeste abiga sai siis ka tegema asutud ja seal näiteks üks hea näide sellest, et ei ole ühel hetkel, et plaan ei ole veel küps ja õnneks ei ole raha inimesel, et muidu võib palju lollusi teha. Iga kord ei saa nii kaua jorutada nagu selle maakoduga, et ei olnud nii kiire selle asjaga, et sai mõelda. Ja nii ta on tasapisi siis niimoodi aretatud, et kuidas võimalust on ja no kõige tähtsam tahtmist peab olema. Ja on niisugust targemaid inimesi külas ka käinud ja siis
enamasti ikka tuleb igalt inimeselt mõni hea mõte ka, et kuidas targemini teha, et umbes nii. Kas midagi renoveerimise käigus ka huvitavat välja tuli, nagu leidsite äkki midagi huvitavat? Mingist otseseid põnevaid üksikobjekte ma siin ei oskagi nimetada, ehk on metallidetektoriga siit maalt välja toonud kõikvõimalikku rauda, aga et ütleme, et seal ei midagi sellist nii eraldi tähelepanuväärset, aga no see on jõukas talu olnud, aga eks siin ta oli siin 30 aastat ilma peremeheta, et siis ütleme, et noh, mõningaid huvitavaid detaile siit on ka nii-öelda laiali läinud, et teati, et tal ei ole õiget peremeest, et siis ja oli juba sisse vajunud, et siis siin oli muidu olnud päris sellist saksikut mööblit sees ja palju saksakeelset kirjandust ja no sellisel suurel talul oli ju tarbevara oli ju tohutult, aga ütleme, need minuni ei jõudnud, ütleme niimoodi. Aga nüüd võib-olla võikski rääkida selle talu ajaloost, nendest, kes siin enne elasid ja mis sellest kõigest teada on? See oli alguse otsa, ei tea täpselt keegi, no sellise toreda koha peal, kus allikas, tugev allikas maa seest välja jookseb otse õue peal, ma arvan, et on lihtne arvata, et kui inimene muisse laale endale elukohta otsis, et siit samast kõrvalt on 4000 aastat vanad Valter Langi poolt dateeritud asulajäänused ja nii, et küllap siin on inimesed väga kaua elanud, aga otseselt kui rääkida sellest peamajast siin, siis ei ole olemas kindlat dateeringut, et millal ta ehitatud on, aga kohalike siis koduloo autoriteetide hinnangul, et ta peaks olema umbes 10 aastat varem ehitatud kui Ilumäe kivikirik, nii et ta kas juba on 200-aastane see maja või siis lähiaastatel täitub 200 aastat. See on see suurusjärk. Ja see maja tüüp on siis väidetavalt üpris haruldane Eestis, et siin ümbruskonnas on Palmse mõisa alal on 5 sellist hoonet omal ajal rajatud. Ja siis seal on mitu sellist legendi on, et justkui oleks nagu Palmse mõisnik Paalen olnud koos kohalike või siitkandist pärit meestega olnud Vene-Türgi sõjas ja nendele oma polgukaaslastele justkui 5 oleks ehitanud sellised hooned, aga siis teine ilmselt realistlikum on see, et ta oli ju, Paalenid olid ju tuntud oma suure edumeelsuse poolest, et siis nad tegid, et endale saada kuulekaid nii-öelda silmi ja kõrvu küladesse, et siis ehitas 5 sellist taluhoonet üles ja siis tegi personalikonkursi, et keda siis võtta endale rentnikuks. Väidetavalt siis Järvamaalt oleks siis nagu selle maja ajal tulnud siis siia rentnikuks. Ja siis oli talu oli siin Eesti aja lõpuks oli 60 hektariline, see on põlistalu, eks ole, selles mõttes et kaunis tugeval järel siin kandis ühel kõige paremate põllumaade peal, mis nagu määras mis talu väärtuse ja suur mets see riigimetsaga koos siin kuulus asja juurde ja nii, et ja siis juhtus siin selline lugu, et viimaseks pärijaks oli siin Joosep Muidik. Talu kutsuti ka laialdaselt Muidiku taluks, mitte milline nimi mulle väga, väga meelepärane on ja siin kui oli maa katastri üksuste nimede moodustamine, siis need on Muidiku nime all mul pandud siin. Ja ise katsun ka levitada seda Muidiku nime, sest Allika talu või Allikapere talu on igas külas Eestis, et aga Muidikut ma ei leia vasteid, kui ainuke Muidiku, mis tuleb Google'ist otsides vastu, et ongi seesama Muidiku. Ja kõlab niimoodi muistselt, nagu midagi seal muinasvärk. Ja siis Joosep Muidik oli siin viimane perepoeg, tal perekonda ei olnud.
ja siis ta kas 55., 56. aastal sai, olles ise ka umbes 60-aastane, sai tsikliõnnetuses siin Loksal surma. Ja siis oli aastad, olid need, kus maaelu oli, eks ole, kõige kehvemas seisus seal 55. aasta tuuris. Ja siis oli, et kes selle siis pärib, tal oli linnas haritlasest õde, kellel ka ei olnud perekonda, kes tundis praktilise elu vastu nagu juttude põhjal erilist huvi ei tundnud, aga ta oli siis tohutu suur raamatukogu ja siis tuli siia maale ja siis no, külarahvas veidi nagu pilkas, kuna tal puudusid oskused siin lehmapidamisel ja et siis ja tema siis oli siis selline, et mis see asjaolud oli ja miks, aga igatahes 68. aastal ta kinkis selle maja siis Teaduste Akadeemiale, et need saavad mingi oma baasi siia teha, millest asja ei saanud ja ise elas seal koguduse majas, et nägin teda siin 85. aastal mingit kodumajapidamiste loendust pidasime läbi, siis ma olen temaga ühe korra elus kohtunud ja tõesti oli selline kirjandusele pühendanud inimene, kuna tema see elutuba koosnes raudvoodist, -5 temperatuurist veebruarikuus, 2 puhvaikat seljas ja tohutud raamatuvirnad, et hakkasid voodi kõrvalt pihta ja siis ja 2 pange oli ka siis seal varustuses, mis mulle silma jäi, et üks puhtama, teine mustama siis vee jaoks. Ja ühesõnaga, et ta selles mõttes õigusjärglus kärbus ja siis oli omakorda, kes tuli siis omandireformi ajal, tuli jällegi siia, kellest ennem juttu oli, tuli naisterahvas siia, tuli siis tagasisaajaks, siis ka temal ei olnud perekonda ega lapsi. Et selles mõttes see siin eelmiselt tegutsenud suguvõsa on selles mõttes kärbunud või ilma järglast, et oksake on kuivanud. Kuidas nende nimed olid või kuidas selle vanaproua nimi oli? Temal oli nüüd eestistatud nimi ja ma praegu nagu peast ei ütlegi kohe, natuke aega mõtlen, siis ma ütlen, mis ta nimi oli. Aga kas nüüd sellest, ütleme, 19. sajandi lõpupoolest, 20. algusest, et kas sellest ajast on veel mingeid teadmisi või mälestusi, mis siin talus toimunud on või võib-olla mingit fotomaterjali või miskit sellist? On üks 20. aastatest, mul on üks pilt siin, maja pererahvas seisab koos vist teeni ja tüdrukuga seisavad siin selle, mis minu selja taga on, selle veranda ees siin, et üks selline pilt on ja siis oli siin niimoodi, et ühesõnaga see maja oli tühi, et siit oli nagu kirjavara ja kõik oli läinud, siia ei jäänud sellist pildimaterjali ega kirju ega raamatuid, et need hooned olid tühjad, et kui mina siia tegutsema tulin ja ära ostsin selle. Aga kas külarahvas midagi sellest endisest perest siin ka rääkis veel, et mälestusi? Ja eks ikka nagu nad ju kõik elasid ja tegutsesid siin koos, et külaühiskonnas teati, see big data oli, kõik oli mitte ainult online'is, vaid ka oli siis ka ulatus nagu 100 aastat tagasi, et ei no, et hirmus töörügamine käis siin nii, et ei olnud aega perekonda moodustada. Viimane see peremees Joosep oli kuulus selle poolest olnud, et kündis nii rajult, et ei olnud aega püksiauku kinni panna, et see kahe hobusega neid põlde siin pööras. Nagu metsik töö tegemine kogu aeg. Et üht-teist ikka tuli välja siit ampalkide vahelt, tuli üks eestlaetav püssiraud välja, aga see läks, ütleme, koos ühtede töömeestega kaduma. Siis olid talupaberid, nagu ikka olid vasktorus, aga neid, ütleme nii, et ka need läksid kaduma. Mina neid oma käes ei saanudki hoida ja Kaitseliidu käelint tuli, selle Joosep Muidiki oma tuli sarika vahelt välja ja
natuke ikka nipet-näpet. Aga pildimaterjal ja kogu kirjalik kraam on kadunud, et ja siis ka see õigusjärglane, kuna kes siin omandireformiga siis mind kohtusse kaebas või õieti kaebas küll Vihula valla kohtusse, et see on valesti maad jaganud siin. Küll tulutult kaebas, aga see olukord ei olnud sõbralik, et tema poolt, et ehkki mina olin juba oma ponnistused siia teinud juba nagu lapsi sündis juurde kogu aeg ja oli põhjust nagu, et enda omaks pidada seda siin, et umbes nii, et kahjuks jah, et sellist kirjalikku ja esemelist vara hästi vähe, aga siis meie kohalik kõvem koduloolane Villu Jahilo on siis rääkinud nii palju, kui ma olen osanud küsida ja siis tema käest olen saanud ka need vana aja pildid mõned, et kuidas see Joosep künnab siin samas põllul ja siis see päris vana pilt, kus siis 20. keskpaigas umbes seisab selle pererahvas seisab siin maja ees päiksevalguses, et kõik ülitõsise näoga muidugi. Nalja ei olnud seal, kui piltnik tuli. Nüüd mõtlen, et edasi võib-olla võiks rääkida nagu natukene laiemalt sellest maastikust, et millised kohad või kohanimed ja võib-olla ka mingisugused rahvajutud või üldse siin maastikul, mis on teie jaoks nagu kõnekad või erilised, seda ümbrust mõelda laiemalt? See kant on hästi südamelähedane, et olnud, kuna ma ise olen siit 10 kilomeetri kaugusel saanud lapsepõlve veeta ja siis kõik see kant, kui Tallinna poolt tuled autoga ja keerad Loksa tee otsast ära, sealt algab teine tunnetus, nii nagu mõni saab üle Väina mere sõitaks Saaremaale, Hiiumaale, et siis seal on nagu joon on vahel, et on siis enne suure maantee peal ja siis, kui keerad juba Loksa tee otsale suure metsa sisse, tekib teine hingamine, et ja see, mis on enam-vähem, see, mis on Lahemaa, see kõik tundub väga omane. Et minu sünnikoht on täpselt samamoodi Klindi serva peal, nagu see koht siin on, et Klint ei ole kõrge, aga põhimõtteliselt selgesti tunnetatav. Maastikuliselt täpselt sama koha peal. Meil algas minu sünnikohas Kadapikus algas kohe Männimets, siit tagant, siin on väike lodu vahel ja siis Nõmm algab siit poole kilomeetri pärast. Et hästi lapsest saati tuttavad maastikud, et toredaid maastikke on igal pool Eestis, aga lihtsalt, et kuna lapsena jäi nagu selja ajusse kinni see maastik, et see on õige, et siis nii on ka seega siin õige. Loodetavasti, et siis lastele on ta samamoodi kinnistunud, et see mõte on. Aga tore lugu on selle taluga, mitte niivõrd selle taluga seotud, aga kuna selle talu maadel on asjad sündinud, et siis on kaks sellist toredat lugu. On esiteks see Ilumäe Vabadussamba lugu ja teine on Ilumäe kiriku kellalugu. Ja lood on sarnased. Võõrvõim tuli ja siis lõhkus, lasi selle Vabadussamba tükkideks. Kohalikud, mitte isegi talumehed, vaid poisid viisid öösel selle peitsid sinna samasse kuivatisse, mis on selle talu maade peal, mis teeristis on. Ja kuskil 60ndate alguses matsid seal kuivatis veel ta nagu vundamendi alla peitsid ära. 88. aastal üks mees oli veel elus vähemalt. Ja siis kaevasid välja, liimiti tükid kokku ja pandi püsti. Teine samasugune lugu oli siis, et 42. aastal sakslane käskis kirikukellad kokku korjata, et nendest teha mis tahes sõjariistu. Jällegi, kirikukell võeti maha, viidi siia samasse selle talu metsa. Ja siis toodi imekombel välja, kas seal Villu ütleb täpsemalt, aga niisugune 53, 52 isegi võib-olla Stalin veel elus, toodi kell metsast välja ja riputati üles.
et nii. Ja see, mis on, neid lugusid on üle Eesti ja täitsa normaalne käitumine, mis sa siis muud ikka teed, eks ole, aga siis see, mis mulle väga meeldib ja ma olen seda Villuga ja mõne vanema inimesega siin veel arutanud, et kui palju inimesi tegelikult teadsid, eriti sellest ausamba aktsioonist, sest maal ei jää mitte üks asi ei jää teadmata. Ja noh, umbkaudu arvutades, aga kogukonnas ei saanud olla inimest, kes ei teadnud. See oli asi, millest ei räägitud, aga mitte keegi ei läinud kuhugi koputama, ehkki omavahel alati oli ju asju, keegi ei läinud peale kaebama, need hoiti ikkagi ausamba lugu ikkagi hoiti peaaegu 50 aastat ja umbes see rehkendus annab siin, et no suurusjärk 300 inimest pidi teadma sellest, et kes viisid ja kus see on. Ja see ei lekkinud kuskilt terve selle võõrvõimu aja. Ja sakslastega ka kuri lugu, et eks ta oli seal, kas ta just oleks surmaohtlik olnud, aga oleks väga tõsiseks asi läinud, kui oleks see lekkinud see info, et kes viis kella ära ja kus ta on, et kelle talumaadel näiteks. Ja need tulid ilma lekketa läbi kogu selle aja, nii et siin võõrvõimud alistatud rahvastele alati püüavad seletada, et need ongi ühed närused tüübid, et need enamasti kaebavad üksteise peale ja rämpsrahvas ühesõnaga. Siin on elusad näited, et ja omavahel on nii palju olnud probleeme tekkinud ja ikka on põhjust seal kauna kanda ja siin sõja ajalgi sai inimesi erinevatel asjaoludel surma ja küüditamised aga näiteks sellised asjad ei ole välja tulnud. Aga see oli asi, mida teati, aga mida ei antud välja. Vot selline päris vägevad lood, mõlemad siin talumaade peal. Aga ilmselt selle tõttu, et talu on ümber kiriku, et küllap ka oleks teised talud sama saladuse välja vedanud, et umbes nii. Et see on väga niisugune mõjukas lugu. Aga nagu nende ausammastega kuulda, ega seda on üle Eesti väga laialt olnud, et kus päris killustikuks ei tehtud või ära ei veetud. Aga meie ausammas lasti 3 tükiks ja Villu Jahiloo oli üks nendest vedajatest ja üks oli siis muidikutest. Aga Villu, kui talt küsida, siis ta räägib täpsemalt, kuidas see lugu oli. Ja kuidas poisikesed üldse suuremad need ausamba tükid ära suutsid vedada hobusega muidugi, aga kuidas nad vankri peale las Villu räägib, et käe vahel neid ei vii ära. Et talumaad on siis ümber selle Ilumäe kiriku, jah? Just. Ja 60 hektarit ja selle maa peal on päris palju kohti ja see võib üsna vahelduslik maastik olla siin tegelikult. Nojah, me oleme Klindi serva peal, et siin on väga erinev see maastik, et siin oleme pae peal, aida taga läheb Klindi serv alla ja all tuleb lodu ja puhas liiv ja nõmm. Ja siis selle taga on suur laukasoo on siin, metsik veereserv käsn ja siis vesi pressib Klindi serval nendest paekivikihtide vahelt välja ja siis on allikakohti kogu Klindi serv täis, aga siin on meie õue peal on mitte et kõige suurem, aga üpris suur selline, et ei ole kunagi kuivaks jäänud. Tegime kaevumaja sinna peale, aga seal on vanasti enne ka olnud, aga see oli sisse varisenud. Tegime selle koha peale kaevu ja joome ülihead vett ja supleme üliheas vees ja ära see ei kuiva. Ja talvel ära ka ei külmu. Head omadused. Koroona ajal, kui hakkasid igas stsenaariumid peas tekkimas, mis kõik võib juhtuda ja siis üks oli selge, veepuudus, sest siin ei surda. Hea veepuuduses. Võib-olla mõelda veel te paikade kohta siin ümbruskonnas, et mis veel on nagu mainimisväärsed või millega võib-olla on mingit lugu või huvitav kohanimi või midagi sellist veel meenutada? Sinna, kus Paalenid on ausamba oma isale pannud, et see on ju ja olen küsinud ka vanematelt, selgust ei ole täpselt saanud, et kas ta on Kotkemägi või Kotkamägi, et 2 nime kohtab nii kirjas kui ka kõnes, et mis ta siis on ja need legendid on kirjas igasugustes Ilumäed tutvustavates brošüürikestes ja raamatutes, et
ja et siit varem nägi, Kotkamäelt nägi ilusti merele, täna enam ei näe, aga 35 aastat tagasi, kui ma esimest korda siin liikusin, siis veel nägi. Ja Ilumäe kirik on ju vanadel merekaartidel on pandud nagu maamärgina, aga nüüd on saanud seda mere poolt vaadata nii Käsmu lahest kui ka teistest lahtedest. Kuidagi torni tipp ei, no puud on kõik kinni kasvatanud. Ja üldse see vanem arhitektuur kogu Eestis, et puude kaitsmine on väga hea järje peal, aga arhitektuur on, kõik on rohelusse mattunud, ta välja ei paista ju. Kirik ju Ilumäe kiriku peale, kes tulevad välja, nüüd GPS-iga jõuab nagu paremini kohale, aga sõideti pidevalt mööda, kuna sa ei näe seda kirikut. No nii nagu seda talu ei näinud siin mitte midagi suvisel ajal. Siin oli pime ja sääse ja tiguderohke oli, et siin on jah, kõvasti on raadatud, aga lihtsalt kuna ju see talupidamine oli ju juba okupatsioonist alates oli ju pärsitud ja pärast oli hoopis ilma peremeheta, et nii, et kasvas väga metsikuks. Kuidas see kolhoosi elu siin oli, et ma sain aru, et seos on kolhoosiga ka või missugune kolhoosi elu siin oli? Mina tulin peale ülikooli, kuna ma tahtsin ennast maale elama sättida ja lõpetasin õigusteaduskonna ülikoolis ja ega seda õiget rakendust siin ei olnud, aga kuna nad võtsid tol ajal noori inimesi kolhoosi meelsasti tööle, et siis tekitati kolhoosi juristi ametikoht ja siis 83. aastal tulin praktikale ja 84. aastal 4 aastat sain olla täiskolhoosnik siin, aga siis tuli riigivõimu muutus ja siis suundusin vahepeal Tallinnasse, et kaasa lüüa rohkem. Ja kolhoos oli siin oli selles mõttes eriti võrreldes nii mõnegi muu kohaga, et neil oli väga suures osas kogukond säilinud, ta oli pindalalt ja rahvalt oli väike kolhoos ja siis liideti kas siin mingi aastal 82-3 liideti veel Viitna sovhooskaid omadega käis nii alla, et siis anti sealt 2 suurt tükki teist poolt Narva maanteed, aga muidu ta oli kompaktselt siin Tallinn-Narva tee ja siis selle Harjumaa piiri vahel siin kõik kaua aega kokku harjutanud kogukond ja algselt oli kolhoosi kontor oli siinsamas koguduse majas ja töökoda oli Jahilo Villu nende vanapere talus seal, millest Villu kindlasti detailselt räägib. Et siin ei olnud võõramaalasi, ütleme nii. Ja siis oli nagu uuemal ajal oli võetud, kui see Viitna sovhoosi tükid sinna külge liideti, oli võetud nagu uut rahvast juurde ja ehitati mõned kortermajad, aga muidu oli see hästi kokku mänginud seltskond. Kuna ta oli väike, kompaktne ja siis nende majandamine oli hea järje peal, et ja siis ju 70 või 71, millal Lahemaa rahvuspark loodi, et siis mis oli niigi kogu aeg olemas, see Palmse mõis, et see asus siin otse keskel ja seda asuti kohendama ja sellel tekkis üle-eestiline ja laiem tähendus, et siis ühesõnaga see hästi meeldiv. Maastikuliselt oli mulle see väga omane ja väga nii sobiv ja siis sain veel osta need taluvaremed ja siis läksin küll Tallinnasse ja olen seal, lapsed on Tallinnas koolis käinud ja niimoodi, aga kõik see kohustuste väline aeg on veedetud siin ja vaba raha ja tahe ja tööjõud siia toodud, et umbes nii. Ja kuidas siis on see taluomaniku suhe selle rahvuspargiga, see on ka üks teema, mis meid siin natukene huvitab, et no rahvuspark on veel nominaalselt olemas, aga meil ta eelkõige siis, mida ta meile tähendab, et mõningad piirangud, kas meil Natura ala on sellepärast, et ta on rahvuspark, ta tuli otse edasi, kui Natura alad tulid, et meil on Natura piirangud, et kui tahaks midagi uut ehitada, et mind see nagu ei puuduta, et siin on veel
talust on veel mitmesuguseid vundamente, et nüüd on kokku siin 8 katusega hoonet, et kui ma tulin, oli ütleme 2,5 oli järgi, et ehitamisest aitab. Mina ehitada ei taha, aga kui tahaks, et siis saaks mõne vundamendi peale veel ehitada ja siis ja metsa majandamisele on väiksed Natura piirangud seal, et ei saa väga jõuliseks metsas minna, aga ei läheks niigi, nii et rahvuspargi kui sellisega suhted on, ütleme, väga vaikseks jäänud, et või pole asja. Aga ennem oli siis kohalik kogukond oli Palmse mõisaga või siis ka vana Lahemaa rahvuspargi juhtkonnaga, mida Ilmar Hepner juhtis tol ajal, et siis oli ikka väga tihedasti seotud. Mina ja tänane ajakirjanik Rein Sikk kahekesti algatasime mõtte folkloorifestivalist Viru Säru siin. Aasta oli meil siis 85 või 6, enam ei mäletagi. Siis seal võttis Rakvere, EKP Rakvere rajoonikomitee kultuuriosakond võttis selle kiiresti enda hõlma alla ja siis, aga meie selle ideega lauda tulime ja selle algtõuke andsime, saime natuke kaasa teha seal ka. See on kadunud siit Palmse mõisast ja üldse välja surnud, see oli Eestis siis peale selle eeskujul tekkis terve hulk kohalikke folklooripidusid, et mis siis ei olnud nagu sellised nõukogulikud enam selline estraaditsemine rahvariietes, vaid et siis nii ehedalt kui võimalik, et tol ajal oli võimalik veel, leidsime siin inimesi, kes veel reaalselt mäletasid vanu nii-öelda rahvalikke tantse ja laule ja et tänaseks siis siin palju see teeb siis ka 30 aastat tagasi, et nii ehedalt kui võimalik seda asja seotud. Siis oli mõisas oli kõvasti sagimist ja kuna ma olin ka õpilasmaleva rühma komandör siin algul Viitna-Sovhoosis aastal 80 ja siis olin järgnevad aastad olin kõik õpilasmaleva rühma komandör siinsamas Ilumäe kolhoosis ja elasime 3 suve näiteks mõisas, seal kus praegu mõisa hostel on ja siis seal, kus pood on praegu, poe teisel korrusel seal ja nii et sai nautida seda keskkonda täiel rinnal, see oli enne, kui ma siia päris elama asusin. Siis on tegelikult see suhe selle Palmse ja selle rahvuspargi kõigega ikkagi päris tihe ja tol ajal jah, et kui praegu on nagu see on nii teoreetiline rohkem. Millal see mõis üldse nüüd taastati või millal see oli kolhoosi ajal, ta oli ikkagi alguses üsna kehvas seisus, eks ju? Jaa, ikka, et sinna on ju tohutult panustatud, et Lahemaa rahvuspark oli see võlusõna ja siin olid sellised mehed, kes tegid selle rahvuspargi Edgar Tõnurist ja Ilmar Hepner vist kõige suuremate teenetega, et seal oli ju mitmeid rahvuslikke eesmärke sellel, et esiteks üldse rahvuspark teha ja siis et siin võtta 60 000 hektarit looduskaitse alla tolleaegse Vene seaduse kohaselt, et siis see seadis igasugustele võimalikele ohtudele siin piirangud, et siin ei arendataks tööstust ja säiliks ja edeneks põline pärandus nii palju kui võimalik. Et seal oli üldrahvalik tunnustus oli ju sellel kogu Lahemaa rahvuspargil ja Palmse oli selle siis nagu peamine märk ja süda. Et sellist tuhinat oli tunda kõvasti siin tol ajal. Võib-olla mõtleks natukene veel maastiku peale ja kohtade peale, et mis siin on veel huvitavat, mainimisväärset? No väga võimas looduse osis on ju see Laukasoom, mis siin taga on. Ja ma olen ise tegelikult, ma ei ole üldse sinna sügavale sisse läinud, et olen
et üldse Laukasoos käia ilma nende tehtud loodusradadeta, et see on ju täiesti eraldi maailm, mis on seal. See, nagu öeldud, see maastik on siin, koosneb, kõik siin on ju mõne kilomeetri raadius, on täiesti erinevad maastikud, on tõsist põlismetsa, siis on siis see paepealne, see haritud maa, siis on tohutu soolahmakas või raba, ja mõlemat on seal, nii raba kui sood. Ja siis on väga tähendusrikkad on need joad ju siin, et Nõmmeveski ja Joaveski. Teiselt poolt minu lapsepõlves me käisime kogu aeg Nõmmeveskil, mis Harju poolel oli, aga siis, kui hakkas juba see 15-aastaselt sai juba Joaveskel peol käidud, et need olid tähtsad ja väga romantilised kohad seal, ütleme nii, et. Ja siis tuleb ju mere äär edasi, mis on siin ka lahutamatu osis, et Võsu ja Eesti kõige kaunim Käsmu laht ja looduse ja silmailu on, huvilisele on siin kõvasti. Ja see, et Vene ajal ei tekkinud siin erilist sellist maastikku ja siis arhitektuuri ja asustuse muutmist, et see Võsupere kolhoosi küla on seal, eks ole, 3 suurt kortermaja, aga see on ka peaaegu kõik, mis siin Vene ajal on juhtunud, et vana talude struktuur, vähe on tehtud otseselt siin ümbruses maaparandust, et need on põlispõllud, põline taludeaegne ülesharitud maastik on säilinud väga suurel määral. Muidugi kõik on metsa ja võssa kasvanud, et selles mõttes, et vanasti maastik oli palju lagedam, et kõik vähegi kõlbulik maa ju läks ju põllumajanduse alla. Ja siis on ju siin ju väga märgilisi Eestis kordumatu Võhma rahvamaja, mis on siis arhitektuurilist inspiratsiooni saanud Luteri vabriku seltsimajast Tallinnas. Siis Palmse ja teised mõisad veel pealekauba, aga on ka neid talumajasid, need samad 4 tükki veel, mis on peale, mis on sama selle plaaniga tehtud nagu see siin, et neid ei kohta mujal Eestis. Üks väide on see, et on nagu mingi Bretagne maamaja tüpaaž, et ta ei ole nagu päris Eestis analoogset arhitektuuri ei ole viljeldud maal, et seal just see sisemise ruumi jaotusega seal. Et selline jutt on. Et kõik see kokku moodustab siin sellise komploti, et niivõrd erinevad maastikud on kõrvuti siin, et siin on nii palju säilinud, et siin on säilinud ilma sellise, ütleme, sovetliku siis maastikumuutuseta või väheste muutustega. Siin praktiliselt või siiski on, aga väga vähe siis mahajäetud talusid või mida ei ole uuesti üles ehitatud, et isegi see oli ju siin piiri peal. Ja et see alalist elanikkonda jääb vähemaks, aga mitte nii drastiliselt. Et selles mõttes ta on keskkonnana siin, ütleme, parim, mis mina oskan Eestis tahta. Ja mujal ei taha ka, nii et üldse parim koht maailmas. Umbes nii. Kas võiks äkki natukene rääkida siinsetest pühakohtadest ka? Ma ei ole asjatundja sellel olla, et kõik, mis selles osas on siin tarka öelda, et Villu käest saab kõige paremat infot selle kohta. Jutte on mitmesuguseid, aga ma arvan, et siin on palju paremaid rääkijaid selles valdkonnas. Lihtsalt huvi pärast küsin, et milline on siin enda võib-olla suhe näiteks selle Iie-Niine puuga või kas see on nagu tuttav koht või kuidas? Ei, tuttav on muidugi, et märkidena ja see kõik on selge, aga et mul ei ole originaalset informatsiooni siin vana aja kohta, et seda, kes siin põliselt on elanud, nendel on kindlasti
nii palju kui võimalik nende käest saada seda infot. kas see on õige jutt, et seda Ilumäe hiieniinepuud hakati nagu rohkem tähele panema ka Viru säru ajal ja kuidas hakati viima sinna neid ande ja kuidagi nagu see võis varem isegi olla juba teada, et see silmaallikas ja see, aga millal teda seal tähistama täpselt hakati, et kas seda tegi Lahemaa rahvuspark, kas ta Viru säruga lihtsalt, et siis seal folkloorihuvilisi inimesi palju korraga koos ja siis oli võimalik seal kuidagi aktsiooni teha, et lindikesi panna sinna ja et midagi teha, nii-öelda suhestuda kuidagi asjaga, et no, millal see täpselt algas ja kuidas, aga põhimõtteliselt see on olnud ju jätkuv pärimus, et ta ei ole päris ununenud kunagi, aga et millal pandi sinna sildike sinna juurde või millal raamatutesse kirjutati, et see on täpselt teadmata, aga ta on ju olnud kogu aeg teada, et see on pidanud vastu kõik ajaloo mängu siin, et selles mõttes. see on huvitav, et meie uurijatena ei teadnud enne, et siin lähistel on teine hiieniinepuu veel. See on seal Tandem. No minagi kuulsin täna seda, et jah. Et selles mõttes on huvitav. Siit, et leiab ka veel üht-teist. No nii, me oleme nüüd hästi kenasti kompaktselt rääkinud, et mul on küll kaasas, eks ju, igasuguseid kohanimesid arhiivist ja nii, aga ma ei tea, mis sa, Kristiina, arvad? Üks asi, mis mulle huvitavat, mis sa tahaks küsida võib-olla? Vaata Ilumäe kolhoosist, et see ilm, et Eestis on selliseid kohti, kus on nagu tegelikult päiksepaistelisem ilm kui mõnel pool mujal, et siin sajab üldiselt harvem. Vihmapilved ikkagi suures osas lähevad siit mööda. Mis sa oled väidnud, et Ilumäe kolhoos oli üks nende hulgas, kes kogu aeg võitis mingeid auhindu? Kolhoosnike hulgas oli jah selline mittekommunistlik legend levis, et millegipärast oli kolhoosi ajal oli kõik põllutööd olid ju hästi pingelised, toimusid tohutu võistlusega ja alati oli dramaatiline olukord, aga siis heinategu oli ju väga tähtis, et vihma ei sajaks, et selle ümber löödi kõvasti lokku, aga siin räägiti laialt seda, et kui mujal on vihma sajab, et kuna Ilumäel ja kolhoosi keskus varem asus siin kiriku kõrval, et kuna siin on kirik, et siis siin ikka hoiab, laseb heina teha palju paremini kui ümbruskonnas. Minu enda arvamus on lihtsalt selles, et kuna siin saavad kaks õhuvoolu kokku, et üks on siin lavamaa siin üleval, kus me istume ja siit 50 või ütleme 100 meetrit eemal hakkab rannikumadalik, et mere pealt tuleb üks õhk, maa pealt tuleb teine, et miks siin tekib trombe metsas rohkem ja marutuult ja et siin kaks suurt õhuvoolu saavad kokku, üks tuleb lauskmaa pealt, teine alt mere poolt ja siis selle klindi serva peal nad löövad igasuguse loogika järgi, lükkab õhuvoolu üles ja siis ajab pilved mingisse niisuguse kohta, kus ei ole. Et täitsa loogiline seletus. Aga põhjendati kirikuga, jah. Aga kuna kirik ehitati ka sellise koha peale, siis kõik on omavahel seotud. Ilus jutt on veel see, et Ilumäe on muidugi hästi ilus küla, see on selge. Aga need kohanime seletajad või vähemalt mõni nendest ju ütleb, et ei pandud selliseid, kuna see nimi on muistne, et siis ta ei ole mingeid abstraktsioonide järgi ei pandud kohanimesid, et tulid inimesed karusloomanahkades metsast välja, et siin on ilus mägi, et paneks õige sellele kohale nimeks Ilumäe. Et palju tõenäolisem on see, et see tuleb isiku nime järgi. Et peale järjekordset siis rahva mahatapmist või maa tühjaks jäämist oli esimesena tuli siia suure allika juurde, rajas oma koja keegi Ülo või siis Ilo, kuidas teda kutsuti ja sealt see tuli ja hilisem tõlgendus, et saksapäraselt ju teda ka Ilomägi ka kirjutati, aga seal võivad olla muud põhjused, aga kas ta oli Ülo või Ilo, aga et ühesõnaga, et üks mees peale järjekordset rahvatühikut, kes siin alustas, et mägi siin on ja Üle oli mäe otsas ja ongi Ülomägi või Ilomägi või siis
kuna kaunis koht ka, siis võib vabalt ilumajaks nimetada. Ja mis koha nimedesse puutub, siis mulle see viimase omaniku Joosep Muidiku, viimase peremehe Joosep Muidiku järgi, mulle see Muidiku nimi, nagu ma seletasin, väga meeldis, et olen selle levitan seda oma laste hulgas ja kes kuulda tahab. Ja panin ka katastriüksuste nimeks Muidiku, et see oleks nii-öelda raiutud digitaalraamatusse. Sest see on ilus nimi. Et ütleme nii. Ja et kuna tal ei ole, mujal ei ole midagi kuulda sellisest nimest, et seal veel Joosep Muidiku hauakivi on siin ja muidu kuskilt nagu märki sellest Muidikust muidu ei jääks. Et tahaks, et see nimi kestaks igavesti. Siin on kiriku lähedus on tunda ka, kui siin elada, eks ju, Kell lööb ja isegi saab viisipäraselt käidud ikka 4 korda aastas kirikus. Ja noh, nüüd on juba tekib oma hõimlaste audu siia ja et selles mõttes, et side on olemas. Ja noh, selle koha pealt veel lihtsalt huvi pärast küsin, et kui olite seal õpilasmalevaga pikalt mõisas ja et kas seal ka nagu äkki mingeid vaime liigub või midagi sellist? Ja seal peab olema silma selle peal. Minul sellist silma ei ole, et teistel liikus, et mul konkreetselt mitte. Aga räägiti? Ja jutte on ikka. Jutte ikka on, et kus on vähe hämaram koht ja suuremad keldrid, seal ikka midagi liigub. Aga ma ise ei ole asjatundja selles valdkonnas. Mingi konkreetseid lugu ei tule meelde, et keegi oleks rääkinud? Ei midagi sellist, et mis mul oleks varukast võtta. Just. Kuidas sulle tundub, Kristiina, mis me veel uurime? Meil on tegelikult väga ilus kompaktne intervjuu tegelikult siit olemas, et selle... Lihtsalt ongi nagu tegelikult jube kihvt üks point on võtta, et need kuulsad nagu talud ja tende, et see ei peagi isegi, see ongi väga äge, kui mis siis, et ei ole seal enam nagu seda põlisperekonda, aga konkreetselt see on uus kihistus ja noh, juba on tekkinud inimestel suhe selle kohaga, et seda on väga kihvt jäädustada. No, hästi oluline tegelikult. Ikka. Aga mina olen mõelnud, ma olen isegi Villuga rääkinud sellest, et mis puudutab seda toponüümikat, neid kohanimesid siin koha peal, et minu jaoks oleks ülihuvitav see, et kui enne kui noh, võib lugeda mõisas on ju seal, mis aastakaart see on see suur, mis on seal kogu Palmse mõisa, see kaart, seal on, võid lugeda, et Allika, Perre, Alt, Heinamaa ja niisuguse nimesid, keegi ei kasuta neid enam siin. Ja siin on metsas, meie metsas on päris suur kivimürakas niisugune siin ja ma olen näiteks Villu käest küsinud, et ta ütleb, et no tema ei mäleta, et sellel konkreetselt nimi oleks, aga ma arvan, et kindlasti oli, aga see on kadunud koos selle pererahvaga siit, et päris niisugune põrakas asi on seal. See on ka ühe selle projekti eesmärk, et me paneme need vanad kohanimed tänapäeval selle kaardile ja et noh, käime ka nüüd Rahvusarhiivi. Et selle maja kohta võib mõndagi huvitavat rääkida, aga kui vaatate seda kivikatust seal üleval, siis see pikk külg siin, see suur, see on selle majaga samast ajast, et ehk siis kui maja on 200 või sinna lähedale midagi, et siis need kivid on originaalid, Palmse mõisas tehtud ja nagu näete, kestavad väga, väga hästi, aga kuna neid kive osa olid katki ja seal olid sisse vajunud see katus, siis siit 10 kilomeetrit eemalt leidsin Võle karjamõisa on Rakvere poole minna ja seal oli loobitud maha sellest 20 aastat nooremad kivid. Et need on päris täpselt, kuna seal oli selle Võle karjamõisa
seina peal oli 1854, et siis umbes nüüd nad on siis 170 aastat vanad kivid on need, nendel on väike erinevus, neid omavahel ühildada ei saa samale katusele, et siis sai mõned kohad sai ja seal oli pandud eterniitkatus ja need olid loobitud lihtsalt maha, et sain sealt, siin on 1500 kivi näiteks katusel, sellel majal on 4500 kivi katusel. Ja need on minu kätte vahelt kõik läbi käinud, et olen need maha võtnud, siis siin käe vahel traatharjaga puhtaks lükanud ja pärast uuesti tagasi ladunud. Suur majandushoone, mis seal taga on, sellele leidsin kivikatuse Tartu tagant. Teiselt poolt Tartut samamoodi oli üks vana mõisaaegne majandushoone, oli lastud vastu maad vajuda ja siis need ka. Neil oli hea meel, kui ma andsin neile seal raha natukene, et siis vedasime Tartu tagant need siia. 8500 kivi, 4500 kivi, 1500 kivi. Et selle üle on väga hea meel. Ja siis on siin nooremaid katusekive on siis näiteks selle terrassi peal ja siin muude hoonete peal, et need on siis nii-öelda Tallinna, kutsutakse Tallinna taastamise kivideks, mida veel 40-ndatel, 50-ndatel vanade kunstide järgi tehti. Need on ka veel enam-vähem niisugused püsivad asjad, aga siis kõige kindlam, mida vanem kivi, seda kindlam. Et see on 200 aastat siin katusel olnud. Ja saunal on ka siis pool katust on seda vana ehtsat palmse kivi ja siis tagumine pool sinna ei jätkunud enam, et siis on ka siit-sealt kokku ostetud kivi. Et pean seda väga suureks asjaks ja tegelikult ma ei tea, küllap neid on, aga et nii vanadega ja üle Eesti kokku veetud kividest oleks, siin on siis 8 hoonet praegu katusega, et need kõik oleksid vanade kividega kaetud, mina sellist teist talu ei tea. Olen selle üle väga uhke. Ja siis see näeb siin küllalt vanaaegne välja, aga selle asja nimi on väliköök ja taga on puukuur. Et tegelikult see on mul 99. aastal ehitatud. Ja siis iseloomulik oli see, et kui seda tegema sai hakatud ja vundamentist tuli välja, et tegelikult siin oligi üks vundament läheb pikalt sinna taha, et siin olid aidad, et tulidki vanad aidad välja, et ma peaaegu õigesse kohta selle kogemata panin, nii et ütleme, et 2 meetrit tahapoole pannud, et oleks teadnud, et selle vana vundament maa seest välja tuleb, et siis olekski pannud täitsa nii ajalooliselt õiglaselt. Aga nii enam-vähem, nii et see on ainult 20 aastat siin olnud. Aga siis on tehtud selliseks vanaaegseks, näiteks siin on toodud Tallinnast Gustav Adolfi gümnaasiumi vahvärgist pärit palgid, et mingil väitel need on umbes 350 aastat olnud seal katuse all, nii et ja üldse see väliköögi komme on niimoodi, et Kalju ja Signe Kivi varajastel või 80-ndate lõpus neil tekkis Soomes sõbrad ja Soome sõpradel oli siis seal Kirkonummi lähedal oli järve kaldal oli tehtud väliköök. Väliköögi mõte on see, et saada hooaega pikendada, et ta on lõuna poole avatud, teised küljed on kinni, et siis saab süüa, juua, laulda, tantsida ja menetleda siis külla tulnud inimesi, ilma et peaks tuppa minema ja endal ka mõnus teha. Ja mina siis nende järgi tegin. Kaljul on muidugi, tema on tõsine käsitööline, temal on veel palju ägedamalt see tehtud, aga siis minu pealt on kopeerinud teadlikult 5 inimest, kes on teinud ja nende kivide pealt on ka, et ühesõnaga, et see on nii levinud nüüd selline väliköök, et mitte, et see päris originaalne olnud, igatahes nemad said Soomes selle idee, mina nende käest ja siis ta on levinud siin. Ja 2 inimest on mul selle siit pildistanud ja teinud, on Tabasalus üks koopia ja üks Kloogal, et täpselt selle järgi tehtud. Väga funktsionaalne asi. Et vanasti Eesti talus oli ka ju püstkoda oli, et suvel keedeti süüa seal ja et
selle nagu tuletis. Ja välikamina kohta on see tore jutt, et välikamin kunagi sisse ei aja, et ta ajab ainult välja. Ja nii ka sellega siin. Siis seal on meil kaevumaja ja Allika talu on ta ametlikult olnud selle talu nimi kogu aeg. Aga siis, et siit läheb suur Allika soon, mis praegusel rohelisel ajal on umbe kasvanud, aga see on meie suur kanjon. Mina olen teinud 4 silda praegu kehtivat selle peale siin. Et see on siis, ei tea mitme 1000 aastaga õõnestanud see Allika nire on selle kanjoni, mis praegu on rohtu täis. Ja maja all on ka mõnus võlvkelder paegivist. Ja siis seal oli kunagi selline väiksem tall oli selle vundamendi peale, et see kuju näitab, see maja on sellise kujuga nagu, või hoone on sellise kujuga nagu Soomes tehakse palju kitsam ja madalama katusekaldega stiil, aga tegelikult see on Vene ehitusssoojak, standardne, et see oli esimene elukõlbulik hoone, mis sai siia toodud, tavaline metallist ehitajate soojak, aga siis voodere kivikatus peale, et siis on talutav seda siin pidada. Vot need on vanad. See kivi on uuem, see on see Tallinna taastamise kivi, aga see on need toredad latakad. Need on siis võiks öelda, et 200-aastased Palmse mõisa originaalsed need harjakivid. Seal üleval peaari on ka nendega tehtud. Ja siis selle suure 300 ruutmeetrise põhjaga majandushoone, sellest oli järgi vundament, kui mina siia jõudsin ja siis siin oli selge lugu taga, et see on 22. aastal ehitati originaalis ja siis, et Võsult tulid ehitusmehed, aga Võsu mehed ehitajatena ei olnud nii, see on rohkem nagu kuurortkoht ja ei olnud nii tõsised mehed ja siis, et vanemad inimesed ütlevad, et sellepärast mädanes nii kiiresti ära, et teda ei ehitatud õieti, täie tõsidusega. Aga see on siis oma endises mahus taastatud. Ainult vundament oli järgi. Ja kui mina esimest korda tulin siia talu õuele, sõitsin autoga sellesse kohta, siit läks traktori tee taha Heinamaale, seisin selle koha peale, siis ma vaevalt seda aita nägin. Ja sellest majast nägi, kas selle kõik oli rägu täis. Muld on siin erakordselt viljakas, kõik kasvab hästi kõrgeks. Nõges 3-meetriseks, kõik igasugused putked 4-meetriseks. Ja siin oli kõikvõimaliku võsa täis. See tamm on minu istutatud 25 aastat tagasi. Ja siis tamme allee, mida mööda siia sisse sõitsite, see on 14 aastat tagasi istutatud. Ja siin on hästi näha, et see jutt, et kui sa eluajal tahad enda istutatud puid näha, et siis tamm ei kõlba, et tema kasvab väga aeglaselt, see ei vasta tõele, et näete, 25 aastat selliselt kõrguselt 25 aastat tagasi alustasime, palun, siin ta on. Ta on Allikashoonega peal ka, saab hästi siin vett ja nii. Siis on Vanaveres Jahila Villul oli säilinud see, korralikul talul oli elumajal eriti, aga teistel hoonetel ka oli ikkagi ehisviilulaud oli. Et sellel verandal seal ja siis sellel väliköögil on, selle järgi on kohalikud puidutegijad on siis siit said selle mustri, et on tehtud selle koope, aga see Villu andis ühe sellise juppi mulle, et tal endal on mõned paremini säilinud sellest. Ja siis on meil veel saunamaja. Saunamajal on, kohe näeme, seal on dateering olemas, 1921. Vot siin on meie kanjon. Kui rohelust ei ole, siis ta on palju sügavam ja võimsam.
siin on olnud väiksed aidakesed ja võib-olla on olnud saun varem siin, igatahes siin 2 sellist vundamenti olid, et praegu tegutseb suitsuahjuna. Ja siis, kui sellest saunast oli, kui mina kohale jõudsin, siis oli niimoodi, et katust tal peal ei olnud ja siis siit kasvasid suured puust seest välja, et ja siis see vana saunaahi oli lagunenud seal ja siis need alumised palgiread olid mädad. Siis üks minu onudest aitas mind, et andis õpetust, tõstsime kiiludega sauna üles ja alumised mäda palgiread ära ja siis ladusime siia paekivi vundamenti asemele. Aga siin oli ühest roovist, tuli, palun väga, selline jupp. 2 meistrit on olnud MP ja AM. M on ülisuure tõenäosusega keegi meikaritest, mis on põline suguvõsa, et selle kohta arvamus puudub, aga näete, 1921. Aga palgid tegelikult on vanemad, sest see koht siin näitab ja mõni koht veel, et see on varem olnud mingi teine hoone ja siis palke taas kasutati, kui mõni uus hoone tehti. Ja see on mul ühe tulekahju läbi elanud siin, aga sai ka veel kord taastatud, nii et siin saab umbes 15 inimest korraga ära menetleda, kui saad nii suure seltskonna kokku. 6 tundi kütta ja siis toimub ümbersünd. Palju võimsamal viisil kui tavalises saunas. Siin on meil tehtud, mida sellel majal originaalis ei olnud, et aga oli vaja õhtupoolset päikest ja õhtupoolset väljapääsumajast, et siis see on siin illegaalselt ehitatud ilma igasuguste lubadeta juurde kleebitud selline asi ja siia uks tehtud, et akna asemel, et saaks õhtuvalgust ja õhtupäikest nautida siin. Ja siin on, kes ütleb, mis triibud need on sellised? Mis muster see on? Ei, meil ei ole siin mulkidega midagi tegemist. See on Kadrina kihelkonna see triibud, et eelmine aasta käisime kogu perekonnaga laulupeol mitte vaatamas, vaid laulmas, et siis laulupeo vaimustuses siis tegime siia mõningaid rahvariide triipusid. Nii. Siin on selline tore asi, et siit läheb veesoon tegelikult siit maja alt ja siin oli üks selline vaheseini hiljem laotud ja et mis oli nagu ta oli suure tõenäosusega see müür on liikunud kõigi selle 200 aasta jooksul niimoodi, et vesi on vaikselt õõnestanud ja ta on vaikselt vajunud niimoodi. No keegi, kui selle võlviga veel, siis seda ei pannud keegi viltu, et ust ette. Siin on veel talupõline nõgi on laes. Hinnaline vara. Siin on vana värk nagu ei olnud, isegi see paekivi põrand on minu tehtud, et siin kõik oli nii vähe kui vana oli, et siis on võimalik saanud säilitada. Linnast tulevad, noorsugu tuleb siia, need ei oska seda põlist talu, seda lukku ei oska käsitleda, et jäävad siin, ei saa kempsu sisse, jäävad kempsu ukse taha kinni ja umbes niimoodi. Nii, ja siis on siin köögis on tähelepanuväärset ja vana on seda, et siin oli nendest Palmse mõisa Telliselöövi plaatidest oli põrand siin. Terve see põrand oli selline siin, aga kuna siit oli, ütleme niimoodi, et enne minu saabumist olid siin pooled kaduma läinud ja osa olid siin puruks pekstud ja et siis 2 sellist väikest jupikest sai siia siis säilitatud ja mis välja tuli seinte äärest läks telliskivist selline
põrandaküttering oli siin, aga seda oli kasutatud vähe, ilmselt see tõmbega oli siin probleem, aga igatahes mööda seina ääri läks selline suitsukanal, et kuskil pidi hüpokaust olema, et ma ei tea, keldris ei ole seal nagu kütmisava ei ole olemas, aga igatahes oli proovitud seda kivipõrandat ajada muistsel kombel siin kunagi soojaks. Ja siit aampalkide pealt on näha, et see, kus ta oli sisse varisenud, et need on vanad, jäid oma originaalkohtade peale, need mustad. Ja siis see siit oli sisse varisenud see lagi, et servadest pidas veel. Ja siin on selline ilus joon, et ei ole matemaatilist täpsust, vaid niimoodi, nagu mõni ütleb, kergelt rase on niisugune hea ümarjoon, et kunagine küttekolde koht tuli krohvi tagant välja siin toksides. Et siin on ka olnud, omal ajal on ümber ehitatud, ilma ehitusloata arvatavasti, et omavoliliselt. Ja palju muud siin vana ei ole, et aknalauad on vanad säilinud ja võiks vaadata teisele korrusele ka, et vanasti nendes taludes see ülemine korrus on suur, aga oli tühi, et seal oli selline lubja ja liiva segu ja tuvi sitta. Et siis, et vanemad inimesed ütlevad, et ainuke asi, mida veidi kasutati, oli, et pesude kuivatamiseks mingitel aastaaegadel, aga nad olid muidu täiesti kasutusest väljas, et ehkki see on nagu võimsad ruumid, eks ole. Et mis siin siis vanast on, sarikad ja pennid ja need, mis ma rääkisin, et ühe korra avastasin, et need sarikate otsad on ju ainult mädatsed keskelt. Et need sai plommidega jätkatud, et siis jäi kogu vahvärk jäi vana. Ja siit üles sai natuke kergitatud need katuse õigeks. Ja see paekivi sein on nendel klassikaline, need üle 100 aasta vanune paekivi on selline, et ta on 70 senti paks ja siis seal on 2 paekivi kihti on ja vahel on välimine ja sisemine ja siis vahel on õhk. Et kõige parem isolaator. Et nad ei ole, kui nad oleks läbivalt sellest kivist, et siis ta oleks kõik külmasild, eks ole. Läheb härma seest kohe. Ja siin on ka niisugune vähe nähtud asi, et selle asja nimi on slepe, ehk siis, et lahendati ühe korstna jalaga kogu suure maja kütmine. Pliit on, eks oli, puupliit on all on siin selle koha peal. Siit tuleb, suits tuleb üles, läheb niimoodi rõhtselt. Tänu sellele on tõmme natukene nii problemaatiline, aga põhimõtteliselt siit läheb siis suits ühte korstna jalga. Ja teisel pool on ka samasugune, aga lühem. Aga see läheb mõnusalt soojaks siin ja muidugi kui ahju kütta, et siis kütab ruumi ja muidu ka mõnus.